et on sellised suured jõmmid, ma ei tea, käivad jõusaalis, taovad boksikotti, käivad laskmas ja on sellised. Ja kui järsku midagi juhtub, siis tarduvad. Nad lihtsalt voolavad laiali või tarduvad. Ja samas kõige ootamatult inimeselt, kõige kõhnemalt, pisikesemalt, tagasihoidlikumalt ja siis vaatad, kui see inimene korraga reageerib ja hakkab kohe tegutsema. Ma ei tea, kuidas see minul nagu välja tuleb, aga see lihtsalt on sisse kodeeritud millegi pärast. Võib-olla esimest korda tuli välja see, kui mind tänu minu vanemale vennale ja tema sõpradele, siis ma hakkasin käima nagu siis spordisaalis, enne seda ma olin ju raamatukoi. Ja need siis oma kiusamisega viisid mind sinnamaani, kus mul siis see lõi välja. See selline sisemine selgroog. See tuletab mulle meelde sellist fakti, et ma rääkisin enda kirurgiga, kes on minu õlga opereerinud ja siis me rääkisime üldse, et mis tüüpi on näiteks meditsiinis töötavad inimesed on ju ja hiljuti käisin ka esmaabikursusel ja siis ma mõtlesin, et miks mulle seal esmaabikursusel nii väga meeldib ja üldiselt ongi meeldinud need inimesed just, kes räägivad on ju, eriti kiirabi inimesed. Et kui ma olen nendega kokku sattunud rääkima või näinud neid rääkimas, et mulle jubedalt kuidagi meeldivad need või on sümpaatsed ja siis ma olen aru saanud, et need inimesed on tohutus kriisiolukorras alati ja nad suudavad on ju säilitada kainet mõistust ja nad asuvad nii-öelda kohe asja kallale, et neil on nagu vaja, nendel on aeg on elulise tähtsusega sõna otseses mõttes ja nende suhtlus, see kandub üle ka nende suhtlusesse, et nad on hästi nagu otsekohesed, nad ütlevad täpselt seda, mida nad mõtlevad ja sul ei jää nagu mingi, nad ei ole sellised susserdajad või nagu need ärikad on ju. et see nagu, see mulle meeldib ja siis kindlasti on see inimtüüp, kes nagu kriisiolukorras siis käitub hästi-hästi ratsionaalselt, et ongi, et seal kui sul on midagi vaja, siis sa lõikad nii-öelda kogu selle muu mudru, sa lõikad juba enda kommunikatsioonist ära, sest sul on vaja enda sõnum nagu hästi-hästi kontsentreeritult edasi anda, eks ju. Täiesti õige. Et see ongi selline, vahel me räägime inimestest, keda siis elutee on viinud kuhugi sinna, kus nad teevad mingisugust jama, halba teistel inimestel on ju. Ja siis hakatakse otsima kuskilt, et seal ikka võis olla lapsepõlves ja siis seal võis olla mingisugune koolis ja kasvatuses ja võib-olla see eluviis seda kokku, ma saan aru, need on kõik sellised, mis mingil määral mõjutavad meid, aga me tuleme siia, mina isiklikult usun, et me tuleme siia maailma juba ja meil on juba sisse istutatud mingisugused omadused. Neid saab veidikene painutada, muuta. See on nagu sama nagu ka nagu füüsiliselt, et mõnel on plahvatus, ta sobib 100 meetrit jooksma ja mõnel ei sobi see, ta võib puha palju trenni teha, ta jääb ikka keskpäraseks. Ja mõni sobib maratoni jooksma. Samamoodi ka siin, et mõnel on selline sisse antud see, et ta kriisisituatsioonis reageerib ja hakkab kohe tegutsema. Ja teisel on see, et kas ta siis valgub laiali või siis külmub paigale värisedes on ju. Et see on meile sisse antud loodusega juba. Universum on meisse igale ühele tegelikult süstinud see ja see rohkem viib mind sellele mõttele, et me igaüks peaks otsima iseennast rohkem. Et maailm on nii suur ja lai, et ei ole vaja joosta järgi, ei sobi igaüks mingiks investoriks, ei sobi igaüks startuperiks, ei sobi igaüks poliitikuks, kõige naeruväärsem on ju ja nii edasi. Et julgelt otsida oma teed, meil kõigil on antud mingisugune see, kus me tegelikult, mida tehes me oleks tegelikult õnnelikud ju on ju. See on ju, ma ei tea, lihtne näide kuidagi, räägitakse kuidagi sellist, et et ikka nii tore, kui on sellised perefirmad ja vaata Itaalias ja Prantsusmaal ja vanaisa ja siis isa ja laps ja kõik teevad mingisugused, ma ei tea, häid ülikondi või kingasi või tegelikult, aga need on võib-olla õnnetu inimene, võib-olla poiss on pandud sinna mingisugused ülikondasi või kingasi tegema, kutsisi ja igasugused, ma ei tea, perlutisi, mis on Prantsusmaal väga kuulsad on ju ja aga tegelikult ta hing kisub hoopis kuhugile mujale ja see on üks põhjus, miks on nii palju õnnetud inimesi, et kas siis perekond või siis ümbritsev sotsiaalne keskkond või siis need sotsiaalmeedia, et see on nii fancy ja see on nii cool ja ma pean olema seal, et nad tegelikult ei pea. Otsi julgemini ise ennast ja miks sa siia maailma oled tulnud. Ma saan aru, et sa võid vahetada ju neid. Täna läksin õppima meditsiini, kuna mulle tundus see on nagu hea ja mida rohkem ma seda õpin, ma tunnen, et see ei ole minu, et tegelikult mul kisub ajalugu, ma tahaks hoopis ajaloo professoriks saada. Muuda, vaheta ära seda, sest ainus, mida me taga ei saa, on ju aeg. Muidugi, jah. Kõik arvestavad või hindavad, me raha hindame ja autot ja mingid vara ja midagi. Ainus taastumatu ressurss on aeg. Iga minut, mida sa ära andsid, kui sa mitte kunagi seda tagasi ei saa. Sa saad teenida raha, sa saad sõbraga ära leppida, sa saad armastusega ära leppida, kõike teha, sa saad uusi asju õppida, aga aeg, mis on läinud tühja,
seda sa tagasi ei saa. See teiste inimeste arvamus läheb kuidagi niivõrd korda inimestele, et selle kohta mul tuli praegu sinu juttu kuulates ja mingisugune, keegi USA koomik vist ütles kunagi, et inimesed hoolivad teiste arvamusest nii palju, et kui sa kõnnid üksinda tänaval ja sulle tuleb vastu mustanahaliste gäng, siis selle nimel, et mitte näida rassistlik, sa ei lähe üle tee, sa ei lähe teisele poole teed, vaid pigem sa kõnnid neile vastu ja ma ei tea, saad peksa või saad surma, aga selle asemel, et minna üle tee, kui sa kardad, siis mine üle tee, et miks sind huvitab see, mis nemad sinust arvavad. Vaata, siin on ka natukene selline, mida ma räägin oma elukogemusest ja sa võid mängida sellist enesekindlat ja et sul ei lähe teiste arvamus korda, sa kogu mängid, et siin on tegelikult vahe. Minu arvates on nagu kahte sorti nagu sellist enesekindlust. Üks on selline psühhopaat, sotsiopaat, nagu sa vaatad meie poliitikud, tegelikult nad valetavad, korraldavad jama ja siis ütleb, ma ei astu tagasi, ma sain nii palju hääli, ei mind üldse huvita, mida ta räägib, sotsiopaat, psühhopaat. Tal on täitsa suva, mida teised inimesed temast arvavad, täitsa suva. Ja siis on nagu teine selline enesekindlus, mis tegelikult ei tule kohe, kui sa oled kohe, ma ei tea, 18-aastane, 20-aastane, sa ütled, ma olen enesekindel, siis oled väga loll, kuna sa ei tea tegelikult, mis elu toob. Sa pead kõigepealt avastama ise ennast, kes sa oled, mis sulle sobib, kes sa ise oled sisemuses ja siis peale seda tuleb enesekindlus. Enne seda ei saa olla mingit enesekindlus, saab ainult lollus olla. Eesti Pesu.